No nii, 21. juuni suvine pööripäev. Täna on siis ekstaas. Pean ütlema küll, et pea on täitsa tühi. Energia on, kuidagi palju energiat on. Ja rahva tahtel pidime selle teise osa tegema, aga me ei mäleta, mis me räägime. Kus me pooleli jäime, seda me ei mäleta, aga räägime pööripäevast. Ja. Sest eks meil pöörab ja teistel ka pöörab ja aga nüüd on igaühe enda otsustada, kuhu see asi kõik pöörab. Kooli osas eile üks etapp sai läbi, üks kursus lõpetas. Ühed läksid lendu, nüüd loome uusi. Kus vana põlema panna see koht on? Ei, me neid põlema vast ei pane, aga me saatsime nad ilusti lilledega minema. Aga kui sa mõtled, et mida põlema panna, siis tegelikult 21. on täitsa okei. Kõik see, millest sa lahti tahad saada, pane paberile ja siis heal juhul lõkkesse, kehvemal juhul küünlasse ja põleta ära ja peale seda kirjuta neid asjad, mida sa järgneva kvartali jooksul tahad enda ellu kutsuda. Mul on see ka täna veel tegemata tegelikult. Ehk ma jõuan. Ma olen nüüd tähele pannud see aasta, need jaanilõkked juba kerkivad. Et meie ikka maal ju panime ikka prügi põlema, vanad oksad ja kõik põlema, aga nüüd tänapäeval jaanilõkked on kõige ilusamast ehituspalgist pannakse need lõkked püsti. Mul on nii kahju vaadata, et... See on see linnainimese mentaliteet, aga ma veel elan maal ja metsas. Me täna hommikul igal juhul kõik koduprahi ja mis kodu ümber korjasime kokku ja tegime lõkke. Aga mõned ajad tagasi ma korraldasin päris pikalt, äkki 10 aastat või iga jaanipäev või pööripäev, mitte jaanipäev, sütelkäiku. Ehk siis ennem sütele minekut kirjutasid ka kõik sellest, millest sa lahti tahtsid saada, põletasid ära süterajal, läksid sellest üle ja läksid uue loomisse puhtana ja tervena. See sütelkäik, ma olen kuulnud, et Peep Vain tegi kunagi neid, kus kõik eestlased käisid läbi nendel, see mingi töötuba oli, sütelkäimise töötuba. Ja tema tegi selle jaoks, et enesekindlust suurendada ja et sa saaks nagu eneseusku. Me tegime pigem Eesti traditsiooni peale. Kuidas sa kõnnid seal söe peal? Ma ei ole aru saanud seal, ma ei ole proovinud, aga... Paljajalu. Ma saan aru, jah. Üldiselt paljajalu, sokkidega on jama. Lähed astud ja... See tahab ennem vaimset ettevalmistust. Sa tantsid seal või keksid või? Ei, rituaalselt. Et sa paned kõik koos lõkke põlema, õlitata sisse ja mõni soolab sisse ja... Süütevedelikuga? Ei, paberiga. Ja kui sa keskendud selle peale, siis läheb kõik hästi. Minu sütelkäimiste peale on paaril korral läinud kehvasti. Ühel korral läks sellepärast, et üldiselt sellel üritusel või ettevõtmisel on alkohol out. Aga üks daam tuli ikkagi mitte vähe vindisena, siis see ei too head. Ta natuke kõrvetas jalgu. See on peamine põhjus, miks need üle lõkke hüppamised sassi lähevad. Ebaõnnestuvad, eks ju, jah. Võib-olla pole kõige mõistlik. Sellepärast, et vaata, kui alkoholivaim on sind endale võtnud ja sa pole temaga läbirääkimisi teinud, et nüüd lähme sütele, siis ta vihastab su peale ja teeb villid sulle talle alla. Aga ma arvan, et kui alkoholivaimiga seda hästi läbi rääkida ja pudel viina selle ideega ära juua, et sa ütled viinale, et nüüd me lähme süteraja peale, siis võib ikka õnnestuda ka äkki. Kuidas see on nüüd hea teema? Ma nägin, sa panid selle video ülesse, see alkoholivaim. Ma vaatasin sellest mingi 10-15 minutit ära ja siis rohkem ei näinud, aga räägi mulle sellest natuke nüüd, et nüüd tuleb siis jaanipäev, see on see päev, kus me kogu Eesti rahvas iga viimne üks ennast täis joob. No järjest vähem. Ütleme, miljoni inimest ikka vast, palju on neid. Vähemalt see, kus mina Jaane pean, on palju kurjus inimesi. Et ma ei olnud kuulnud sellest sõnasse alkohol. See on siis pärit... Tegelikult on see silma must värv, millega
vanas Egiptuses joonistati silmakriipse ehk siis udutati silma. Ja kunagi see, kes lõi alkoholi, ta saigi aru, et see alkohol on silma udutamiseks ehk moondamiseks. Ja talle ei olnud paremat sõna ilmselt võtta, kui ta nimetas seda alkoholiks. Ja see käib siiamaani. Mis see siis on, et miks... No sa oled ju viina võtnud, sa ju tead, mis see sinuga teeb. Aga me keegi ei mõtle tegelikult, et see on omaette, tahaks sutsnost öelda või omaette tegelane, kelle sa kutsud enda kehasse. Ja varem või hiljem ta hakkab sind valitsema. Aga kui nii palju alkoholi võtta enda sisse, et ta ei valitse, siis on kõik okei, aga jaanipäev on see aeg, kus tavaliselt võetakse nii palju, kui saada on, eks ju. Siis sa kaotad enese valitsuse ja see alkoholivaim toitub sinu füüsilisest kehast, ehk ta hakkab su keha sööma. Ja sinu enda hingevaimul on kehas palju vähem ruumi. Lihtsalt sa lükad ta kehast välja. Kuidas sa mõtled sellest siis, kuidas kuidas sina mõtled seda seda energeetilist mustrit või põhjust, et miks me näiteks, ma ei tea, jõululauas või perega jaanipäev, et miks tarbitakse alkoholi niimoodi, et tore on? Või mis sa saad, mis ma öelda? Ma saan aru küll, aga ega ma ju täpselt ei tea seda, ma olen selle üle väga palju mõtisklenud ja mõtisklen selle üle, et miks inimestele räägitakse asju tagurpidi, miks meid surutakse vastuolulistesse uskumustesse, sest lapsest saadik räägitakse, et alkohol on halb, isa tõstab pitsi, ütleb lapsele, see on halb, on ju. Ära sina joon ju. Jah, ära purksi söö, ära Coca-Colat joo. Samas nad teevad seda ju kõik ise. Ma ei tea. Ja eriti ägedad vanemad on ju need, et parem joogu laps koos minuga, annan ise talle. Ei tea, millest see tuleb. Samas ma arvan, et ei ole ühtegi eestikeelset inimest, kes ei teaks, et see on halb. Öeldakse, alkohol on halb. Aga kui on pidu ja me peaks rõõmustama, siis me joome seda. See on ju vastuoluline maailm. Jah, on siis halb või? Ei ole meie koht siin targutada muidugi selle. Kõik on ju suhteline. Ei ole halba ega head, on kogustes küsimus. Ja ma ei ole veel kuulnud ühtegi lapsevanemat ega õpetajat, kes räägiks lapsele, palju siis on hea võtta. Oled sa kuulnud? Öeldakse, on halb ära võtta, aga palju see oleks hea võtta? Palju oleks normaalne võtta? Olen rääkinud, ütleme nooremad, enda lastele veel mitte natuke liiga väiksed, aga kes on teismelised ja on teemaks tulnud, siis ma ütlen küll, et kui sa ikka oksendad, siis selle nimi on mürgistus. Sa oled ennast ära, mürgistus, nagu igasugune teine, et keha viskab ennast välja. Aga isegi enne mürgistust on juba natukene kehva üle võlli võtta, et ma ei oska seda öelda, aga see maailm on praegu meil selline, et kui enda ajusid sisse ei lülita ja analüüsima ei hakka, mis siin ümber toimub, siis tuleb juua ja purksi süüa. Samasugune teema on ju siin ka, et kui laps on tubli olnud, ma tean mitu, et ema vanam, siis me läheme sööme purksi. Tere hommikust! Et kui sa oled tubli olnud, siis me mürgitame sind pisut. See on juba samasugune vastuoluline maailm. Ja kui sa oled midagi hästi teinud, siis ma ostan Coca-Colat sulle. Kuidas siis seda saab? Ja sealt ei kasva analüütilised või inimesed, kes mõtleksid iseseisvalt, mida ja miks ta teeb. Ja nendele inimestele on, nagu me ennem just rääkisime, vaja arsti kui jumalat. Siis nad peadki valget kitlit jumalaks, sest nad ei ole harjunud mõtlema. Siis nad usuvadki see, et inimene, kes sind kohtab 10 minutiks, teab su nime, siis oskab sulle öelda, mis sulle hea on.
see on niisugune äge absurdimaailm ju. Aga sellises me elame, katsume toime tulla. Vot see muster on nüüd jah huvitav, et siin on mitu huvitavat mustrit, aga käisime isaga just eile käisime Võrus Tammula peal kalal. No see on väga palju mõistlikum kui purksi süüa. No hakkasin õnge võtma. Isa ütles, et oot, ole nüüd ettevaatlik, et sa ei või kala püüda, et esiteks mul pole kalastusluba, okei, aga teiseks tal oli paadiga mingisugused uued reeglid on tulnud midagi. Ma täpselt ei tea, aga et need on põhimõtteliselt nüüd isaga paadiga kalale minemine on nagu tohutu asi, mille jaoks on vaja põhimõtteliselt riigilt nagu luba taodelda. Et me oleme jõudnud kohas nagu väga kaugele huvitavasse kohta, kus on mingisugune hulk inimesi, kes tohutult tahavad nagu teistele öelda, kuidas nad nüüd nagu elama peavaks. Väga suur hulk inimesi ootavad, et neile öeldakse. Võib-olla tõesti, jah. Mida nüüd võib ja mida ei või, on ja see on nagu lastele on vaja piire panna, siis tunneb ennast turvaliselt. Enamus inimesi ootavad piire, et liikuma hakata. Kui mul on piirid, kui ma tean, mida ma võin ja ei või, siis ma saan liikuma hakata. See on see, et üsna lasteaia lähedal juba nuditakse igasugune iseseisev mõtlemine ümmarguseks. Samamoodi, kui sa küsid, et mismoodi inimesed loovad haiguseid, miks vanemad loovad haigeid lapsi. Oled sa tähele pannud, et kui laps haigeks jääb, siis vanemad ostavad kõik ostmata asjad ära, kõik ostmata toidud ära ja hunnikus igasugust jampsi. Kõiki multikaid saab vaadata terve päev. Täpselt. Aga ja hellust ja armastus saab ka veel peale kauba, et oi, nüüd ei karju su peale enam. Ema jääb koju ka veel. Aga mida see loob? See loob, et haige ongi hea olla. Sa saad, millest tahad. Su vajadused saavad rahuldatud, kui sa oled haige. Mida kauem ja raskemat haigust sa põed, seda lihtsam on sul enda vajadusi rahuldada. Mis sa küsid, miks meil haige ühiskond on? Sellepärast ongi. Me saame oma vajadusi nii rahuldatud. Ja kuna riigil on raha vähe, siis on invaliidsus ka päris teretulnud. Saad parkida sedasi mugavalt, on ju. Natuke raha ka, on ju. Tasuta saab parkida. Jah, mugavalt. Sinna, kus mugavalt ja tasuta. Tahtsin seda öelda, et alati maja ette, on ju. Poe ette ja nii edasi. Aga see ühiskond ju loob haigeid inimesi. Tervis ei ole hinnas. Tähelepanu saab. Võt selle Eurovisiooniga panime tähele, kuidas me iga aastaga vaatasime seda, nüüd eelmine aasta ei viitsin vaadata. See on niisugune tore üritus, et saame kokku ja saab naerdaga, et kuidas Eurovisioonil iga aasta lähevad kõik esinejad järjest nagu haigemaks. Nagu mitte haige selles mõttes, et kuidagi ropp, vaid selles mõttes tegemist on nagu mitte tervete inimestega. Et siis tuleb see, et see on nüüd meie esindaja Hispaaniast, temal on vähk, tema mõlemad vanemad surid ära, tal pole jalgu ja siis peale selle on ta veel immigrant kuskilt Lõuna-Ameerikas ka või mis iganes on ja. Et juba igav oleks ju tutvustada kedagi, et näe, see on Peeter, tal on kõik hästi ja talle meeldib laulda. Seda ju ei kohta enam eriti. Täitsa huvitav. Aga see ongi see haige ühiskond, kus nuditakse ära mõtlemine, nuditakse ära analüüsimine. Aga ma ei tea, kuhu me jõuame. Sa oled noor põlvkond, sa peaks ütlema, et kuhu me teel oleme. Ma ei tea, jah. Ma nagu järjest vähem suhtlen inimestega, see on natuke selle maja probleem vist, et järjest vähem suhtlen inimestega, kes pole ostepoedid või kes nagu kuidagi ei mõtle oma elu üle, aga praegu saadakse, kusjuures väga huvitav fakt, lugesin uuringut, et praegu saadakse vähem lapsi kui külma sõja ajal sellepärast, et inimeste hirm on suurem. Ja ma seda olen väga palju nüüd kohta, kui ma oma vanustega suhtlen. Et kui räägid, kas tahad lapsi või ei taha lapsi või mis ärk on, kindlasti mitte, et maailm lõpeb ära. Ja nüüd see on väga vähe optimistlik inimesel. Paar tuhat aastat ära lõppemas olnud. Ta lõpeb kogu aeg, aga nüüd on nagu eriti, nagu kõik nagu ootavadki. See on see sama, et kui arst ütleb sulle, et see 2 kuu pärast sured ära, sa viskad pikali, ootad surma. Nii, nüüd kui me kõik ootame, et maailm on ära lõppemas, siis me kõik
keegi nagu me ei ürita enam midagi paremaks teha, sest kõik on juba läinud, siis me kõik viskame pikali, ootame maailma lõppu, tarbime hästi palju kõike. alkoholipurgerit ja Coca-Colat on ja ootame, millal maailm ära lõpeb ja siis põhimõtteliselt ta ju vaikselt ongi lõppemas tänu sellele. Me ise lõpetame teda. Jaa, aga kas ei ole sellest tingitud, et televisioon ja meedia on andnud nii palju infot, et inimesi on liiga palju? Ja need inimesed, kes ei suuda mõelda või oma ajusid kasutada, need hakkavadki ennast ära kustutama. Et mina olen see, kes üleliigne on. Ma oska öelda, jah. Vaata, peab olema ohvriroll, peab olema teatud alandlikkus ja okei. Ma võtan siis viimast, tahan juhma, tahan Coca-Cola, tahan purksi, tahan friikaid. Olgu mürgitan ennast täiega. Ökoloogiline teadlikkus, et mina enam lapsi ei saa. Ja alateadlikult hävitan ennast ära. Hävitan ennast ära, jah. Siis on nagu sest ma arvan, et see on alateadlik hävitusprogramm nagu meedia poolt sisse süstitud. Ja ikka maailm ei lõpe ära. Mõni tohman, kes telekat ei vaata ja raadiot ei kuula, see jääb ellu, see siis vaatab, mis järgi on jäänud. Ma kuulun ka sinna, et meie majas pole üle 10 aasta telekat olnud. Ei tea sellest mitte midagi. Jaa, me saime ka lahti jälle nüüd vahepeal oli mõnda aega. Juba tore kui telekat üle. Absoluutselt. See pult on siuke magnetiline asi, et ta lihtsalt nagu ilmub sulle kätte mingil hetkel ja juba käib klips ja siis... Jah, ja kõik muu läheb meelest ära. Ja vaatad seal telekat. Täpselt. Ja siis enam ise mõelda ei taha, sellepärast, et kõik see valatakse sulle peale. Sa oled sellest täidetud ja... teatud mõttes täitsa tore ju. Palju keerulisem on lugeda raamatuid ja täita ennast enda mõtetega ju. Ma küll tean, et sa oled hea lugeja, aga enamus noori ei viitsi üldse lugeda. Sest palju lihtsam on ju see, mis peale valatakse, kui see, mis ma võtma pean endasse. Loed, siis sa pead pingutama, et endasse võtta, aga telekat vaatad, see valatakse sulle peale energiasse. Isegi siis, kui sa magad teleka ees, see jääb sulle nagu välja sisse ja ühel hetkel sulle meenuvad need pesureklaamid ja sul on kõike seda vaja, mida sealt ilusate piltidega näidati. Ühesõnaga aju pestud, valmis. See augu täitmine on nüüd huvitav, et sa seda niimoodi ütlesid, mul tuli meelde keegi õpetaja. See oli Peeter Ralstam, kes mulle hästi meeldib, vaimne õpetaja. Ta ütles, et pange tähele, kuidas nii palju, mida inimesed teevad, on nagu põhiasi, mida me teeme, on see, et me täidame auku igasuguses mõttes. Teeme seda toiduga, teeme seda mõtetega, teeme seda meediaga, joogiga, seks. Nii palju me teeme, on see, et me täidame mingit auku. Raamatud, teadmised, et isegi kui see augu täitmine on nii-öelda nagu vaimse või spirituaalse alatooniga, siis lõppude lõpuks me ikkagi täidame mingit auku. Mis asi on see auk meie sees, mida me täidame? Oled sa mõelnud selle peale? Tunned sa seda auku? Mina tunnen. Kuskil siin rinnus on mingi auk. See ongi, me täidame iseenda tühjust. Kui me tunneme, et me oleme tühjad, siis me tahame seda millegiga täita. Kõige lihtsam toiduga, lähed külmutuskapi juurde, teed morset on ju. Saad augu täis, vähemalt on kurguauguni ühel hetkel, eks. Aga... väga paljud ju inimesed täidavad oma tühjust koolis käimise ja õppimisega. Erinevad meetodid on, jah. Aga erinevad auke on, et kui sa saad mõnest suhtest lahti, sa tahad teise suhtega seda auku täita, on ju. Erinevaid viise on, aga iseenda tühjust täidame. Me oleme siia arenema tundnud, iseenesest me peame seda tegema ju. Tema siis väitis ja minu jaoks on väga võimas idee minu elus, et uurida ja olla selle tühjusega ilma, et proovida sellest siis nagu niivõrd lahti saada või selle täita, vaid lihtsalt nagu uurida, mis asi see on. Tegelikult ühel hetkel sain nagu aru küll, et see tühjus tegelikult ei olegi nii nagu... See tühjus ei ole sellepärast tühi, et sealt midagi puudu on. Et see tegelikult on see... Ta lihtsalt on, jah. Vaata, koolis räägime ka, et raske on nendel, kes tulevad, kellel tass on täis. Ta ei suuda omaks võtta, sest tal on nii palju uskumusi ja kindlaid ideid. Tass on täis. Ta ei uuri oma tühjust, ta ei ole selle sees ja tegelikult ta ei ole valmis enam midagi täitma.
ehk tal pole ühtegi auku, on ju. kõik ahud on täis. Jah. Ja noh, me siin õpetajatega räägime, tal ei ole ühtegi krõpsu, millele midagi külge panna või ühtegi haaki. Sest noh, kõik on täis, no midagi kuskil ei ole panna. Tal on raske õppida midagi uut. Ikka mingi tühjus peab olema, mingi auk peab olema. Ja kui seda ei ole, no siis pead natuke olema oma ette ja tegema endasse ruumi. Ja vastuvõturuumis tegelikult praegu täiesti uus mõte, et me tegelikult ju otsin seda haaki või krõpsu või seda kohta, kus saaks veel ligi natukene, mis ei ole veel täiesti mingi mõra või avaus. Ja see krõps mingi mõra, mis looks muutuse. Saaks selle niidi otsa lahti natukene või hakata arutama. Või, ja siis me otsime saba alt ja kukla alt ja kuskilt ka. Kuskilt ikka mingi auk veel leidub. Ja kui seda ei leia, solvame ja siis nad nutavad ja siis ikka midagi tühjaks jookseb ja kuskil midagi saab paigutada. Ma nii veel ei julge, aga äkki jõua ka kunagi sinna maale. Küll sa jõuad. Aga ma arvan, et selleks ei ole vaja mingit julgust või ettevalmistust, see tuleb iseenesest. Sa näed, et see on valukoht. Siis lihtsalt nokid selle lahti ja küsid, on juba valus või? Nii on. Noh, see ongi osa vastuvõturuumist ja tegelikult õpilastega koolis on ka, et kui tal ei ole ruumis, õpetaja asi on vaadata, äkki saab teha ruumi. Aga kui ta ei taha teha, see tähendab, et ta ei taha midagi võtta, aga nii võib ka koolis käia. Naudid head seltskonda ja täidad ruumi ja... Seltskond on hea küll, jah. Absoluutselt on. Üks erilisem kui teine. Ja sellist maailma vaatama tulebki õpetada ja tuleb analüüsida. Vaata, kui palju me koolis analüüsime, mis maailmas toimub tegelikult, jah. No see on nüüd esimene kool, kus ma leian, et päriselt ma õpin mõtlema. Sest kui gümnaasiumis küll kogu aeg öelda, et me ei õpeta teid, et me õpetame teid mõtlema. Et sa õpiksid olema nii-öelda nagu kriitiline, aga tegelikult mitte mingi kriitikat ei ole. Aga siin koolis tegelikult keegi, ma ei tunne, et mul ei toideta ette seda, mida ma peaksin mõtlema. Ei. Vaid rohkem nagu proovi niimoodi, vaata siit poolt, näe, siin võib-olla on sul uskumus, et kui sa sellest lahti laseksid, mis sa siis leiad, et hästi tegelikult süke... Ja, rõhk on sellele, et mentaalsus ka areneks. Ei ole tundlikkus, vaid mentaalsus ka, et sa oleks analüüsivõimeline ja et sa oleks vastuvõtuvõimeline ka, et sa suudaks seda vastu võtta, mis sulle jagatakse. Seda on ju ka vaja vastuvõturuumis tegelikult, olema väga kriitiline ja leidlik. Ja. Tõeliselt peab olema nagu leidlik, originaalne mõtlemine, sa ei saa sama valemiga lahendada asja. Kõigile sa ei saa läheneda ühe sama valemiga, sellepärast ma räägin, et peaks olema nagu Poirot või nagu Sherlockid või. See on nii põnev. Kuule, siit ühe nurga alt ei saa. Äkki siit või midagi. Tegelikult juba võiksid nagu, mitte isegi see, et nagu mina sain juba aru, aga siis ma pean seda sõnastama niimoodi, et ta nüüd ära ei jookseks või saaks ka aru sellest, vaikselt hakkama inimest suunama sinna poole, et ta saaks ise sellest aru. Ma ei saa ka öelda sulle, mis sul viga on. See ei ole minu koht. Ei ole meie koht diagnoose panna, aga meie koht on juhatada siin metsas nii, et sa teeraja peal püsiks, mitte vastu puid ei jookseks. See on meie ülesanne tervise osas, et see ongi, kes kuidas suudab juhatada teeraja peal püsima, et kaval tuleb olla. Igal juhul tuleb kaval olla ja vahel ka natuke julm, et valusaid asju ka puudutada ja küsida, et see on meie töö lihtsalt. Aga kui inimesed rääkida ei taha, siis see on keeruline. Sellepärast, et vaata, kui tuleb patsient ja ta ei taha suga vestlusesse astuda. See on nagu sul on arvuti, aga ta ei lülitu sisse. Sa saad aru, et saaks palju asju teha, aga... Kedagi pole nagu kodus või tuli põle või sükest. Ühel hetkel... Täpselt, seda ühendust ei tule. Kui see tuli põlema läheb, siis on nagu töö tehtud. Siis on kõik hästi. Aga mõnele ei lähe kunagi. No mis sa ütlesid eelmine kord, et... Hingetutel. Väga keeruline. Selle jaoks on olemas ju bioloogilisel loogikal
algoritm, protokoll, et küsida otse, et kus sa oma olemuse, kus sa oma hingega elad, kas peas või südames. Kui ta sulle reaalselt ütleb, et ta ei ole kehas, sa pead teisi tehnikaid kasutama. Mul on mõni juba tulnud ja peas, südames Need liigub. Need nagu enam-vähem, aga nüüd on juba paar inimest käinud, kes ütlebki, et suurem osa on kuskil mujal või nendega ma nagu väga palju ei oska veel tegeleda. Üks isegi tuli koju tagasi ka, kui ma ütlesin, et tõmba nüüd ennast kokku ja siis ta sai aru ja tegi seda, aga Tõesti käskluse peale mul ei ole õnnestunud. Ma soovitasin, et pane tähele ja tee seda. Et kui sa soovid, siis sa võid seda teha, aga ma ei saa ju öelda sulle, mida sa pead tegema. Ei saa. Ja tavaliselt ma küsin, tahad sa üldse enda kehas elada? Kui ta ütleb, et ta ei taha, kes olen mina, et ütlen roni kehasse tagasi? Tavaliselt nad ütlevad, et nad ei taha üldse elada. Vahel olen ma ka selles kohas olnud, et me oleme arutanud, et kuidas sellest kehast lahti saada. Mis oleks parimad vahendid. See toob ka kehasse. Ta reaalselt hakkab seda läbi elama, mida ta nagu arvab tahtvat. See toob ka kehasse. Läksime rasketesse teemadesse, tundub vist. Siin on hea koht jälle, et ma leian, et me teeme inimestele kahju, see on minu isiklik kogemus, et me teeme inimestele kahju selle suhtumisega, et sul ei, on ju see lause, et sul ei ole õigust oma elu ära võtta. Minul on see tekitanud sellist tunnet, et ma olen elus lõksus. Et ma olen siia sunnitud jääma ja kui ma päriselt hakkasin nagu kaaluma seda, et aga tegelikult ma võiks ju kõik ära lõpetada. Ma ju võiksin seda teha, ma tõsiselt kaalusin Kes saab sind keelata? Ja, nagu siis ma sain aru sellest, enne seda mulle tundus, et mul ei ole seda õigust, seda ei tohi teha, see on keelatud, sa lähed, mitte ma oleks kirstike põrgusse läheks, aga see on lihtsalt ühe paksu raamatu arvamus, eks ju, või kiriku arvamus, aga kui sa seda nagu siiralt ei usu, siis mitte keegi saa sind keelata. Ma seda läbi mõelnud kunagi, see oli selline alateadvuslik uskumus, aga et see hetk, kui ma tõesti seisin silmitsi surmaga, ma sain aru, et ma võiksin ju seda teha, siis ma sain aru, et aga võiksin tõesti, aga ma ei taha nagu. Ja kas ma päriselt tahan seda? Ei taha ju. Ja siis ma sain aru, et aga järelikult ma olen ju vaba, et ma võin ju, järelikult ma võin ju iga hetk elu ära lõpetada ja nii kaua, kui ma seda ei tee, ma ei saa enam vinguda, et elu halb on. Absoluutselt. Ma võtan nagu vastutuse enda elu eest läbi selle. Ma elan ise oma elu. Ja kui mulle, see mingi hea ütlus on, et situ või tule potilt maha. Otsusta ära nüüd siis. Ja tee see asi ära, on ju. Kas sa elad või ela siis on? Jah. Leia see põhjus üles, miks elada. Ja kui sa ei leia seda põhjust, mis teha? Tuled järgmises kehas ja järgmises loos. Ikka jälle on olnud see murdepunkt, et viimane kord oli eelmine suvi käisin hea sõbraga, käisime metsas, olime nädal aega autosuvilaga ja siis umbes 4.-5. päev oli, kus käisime, olime Meenikuuno rabas, ei ole oluline. Ja siis ma läksin sinna täitsa pallalu ja läksin sinna rappa ilma suunata kõndima ja see hakkas hullult padukad sadama ja siis ma nagu väsisin ära või tundus sükkas, ma mõtlesin, ma viskan pikali. Mul oleks ülikülm. Ma tundsin, ma olen kuidagi, see oli väga sümboolne, et ma olen kuidagi selle raba sees, selle samblaga ühte ja siis ma tundsin seda tõmmet, seda tunnet, et ma võin siia sulada ära ja ma saangi rabaga üheks. Ja, aga siis kui ma kartsin, siis see hirm kadus ära, ma olin nagu okei. Jäängi siia rabasse ja siis ma tundsin jälle seda leeki oma sees, seda midagi, mida ma olin varem pidanud hirmuks, tegelikult see ei olnud see ümber kontekstualiseerimine, et see on minu elu tahe. Tuli see säde üles, ma tulin püsti ja jooksin lõkke juurde ja siis tegin lõkke üles, ma olen nagu okei, ma olen elus, ma olen siin, ma olen olemas, ma olen päris ja ma tahan seda ja ma valin selle, ma valin elu. Ja see on minu valida. Just. Tegelikult on see sinu valida. Kas sa jääd sinna rabasse,
kas sa muutud üheks või tõused püsti ja vaatad, mis veel on. jah, isegi see 9 saamine ei ole nii hull, ma lihtsalt ei olegi hull. Mitte veel nagu, jah. Ühel hetkel täitsa aga see on sinu vaba valik. Igal juhul on vaba valik. Kui ideed otsa saad, energia otsa saab, siis tuleb ära minna. Aga seni, kuni ideid ja huvi elu vastu on. See on tuld, on säded, kirg. Ja, aga miks üldse elatakse? Miks sul keha üldse on? Praegu ma mõistan seda nii, sest et ma tahan seda. See on see minu tahtmine, tahtmise. Ma tahan veel kogeda, olla, elada, õppida, mõista, mängida igasugused asju. Täpselt see ongi see, et sa tunned tundeid, sa saad õppida, sa saad kontakteeruda. Laias laastus saad kedagi perse saata ja tüli norida. Kui sa oled vaimolendina, võimalused puuduvad. Kui sa oled hankinud juba keha ja selle lapsepõlve läbi elanud, siis võiks ju elada. See on kuni keha vastu peab. Hullem osa möödas. Jah. Mina arvan seda, et mina küll mõtlen, et lapsepõlve ma enam ei taha. Vaata, meil koolis ka räägin, et sealt tulevad kõige suuremad traumad. Aitäh traumade eest, ma katsun nendega hakkama saada, juurde ei taha, et teisi ei taha. Katsuks selle kehaga ja selles elus võtta maksimaalselt õppetunnid ja kogemused ja no ei saa veel päris hästi kõigest aru ikkagi. Mul on küll veel igasuguse küsimärke, ma olen ikka midagi aru ka saanud, aga ma ei tunne veel, et ma tean kõike. Sul on ju noor ja värske keha, et sellega veel oma 100 aastat veab välja ju. Jah, võib-olla jõuab isegi veel mingite vastusteni või mõistmisteni. Et ära jõuab ju minna ja pagana pärast. Mul on uskumus, et niikuinii tulem tagasi. Kuidas sul selle uskumusega on? Käisid ära ja jääd 1000 aastaks veel kuskile hingekodusse? Ma ei tea. Mul on... No esiteks, kindlasti ma ei teagi. Mina isiklikult ei tea ja keegi võib öelda, et tema teab, mis peale surma tuleb. Ma võin ka arvata, aga ma küsin, mis sa arvad? Praegu minu mõistmine on selline, et ma tahaksin nagu mõelda, et ma suren ära. Kui ma mõtlen selle peale, mis see surm on, siis ma panen tähele, et ma nagu kujutan seda ette kui mingisugust süheteelset tripi, et kus nagu see väljapoole asi kaob ära, aga see, mis siin sees on, et mina jään alles. Ja kuidagi ütleme lõputu psühhedeelne trip põhimõtteliselt, lendame kuskile ja võib-olla mingid värvid ja hinged ja on ja. Aga see on nagu, samal ajal kui ma selle peale mõtlen, siis ma adun seda, et siis ei ole ju tegelikult surm. Kui mina jääks alles, siis see ei ole surm. Kui mina ei, et mul on selline tunne, et see võib olla tegu spirituaalse egoga. Spirituaalne ego, kuidas mina seda mõistan, on siis see, et ego, mis on täna saad sellest nii aru. Füüsilises kehas suurem. Minu vaim on ja vaim on siis see idee sellest, et see on mingi astraalkeha ja kõik selline. Et siis minu spirituaalne ego jääb alles. Aga mina ei jää ja ma leian, et see võib olla sellest egost tegelikult veel tugevam kinnihoidmine kui see tavaline 3-dimensiooniline ego. Mulle tundub nii, et see võib olla selline naiivsus, et ma arvan, et ma ei sure ära tegelikult. Oma hirmu kuidagi eemale lükkamine. Ma ei tea seda. Mulle tundub, et ma arvan, et midagi sellist võib olla, aga kuidas see uskumuste süsteem lubab, et kunagi võtad uuesti keha ja tuled tagasi samasse seltskonda või teise seltskonda või tellid omal üldse teise riigi teise maa. Kes on see mina, kes seda teha saaks? Ma ei ole ikka veel seda mina leidnud siiski. Ma arvan, et see mina on see, kes sul keha sees elab ja natuke suunab sind. Mina tahan, mina ei taha. On küll need sensatsioonid, on küll need see, mida ma võiksin kutsuda hingeks, ehk siis see kõrgem mina. Aga siiski lõppude lõpuks ma lihtsalt, kui ma vaatan sinna päriselt otsa, siis ma ei leia seda asja, mis võiks olla mina ja mis ei muutu, mis on püsiv. Ma ei leia seda püsivat oma kogemuses. No budistid räägivad sellest, aga ma tõesti ütlen, et ma ei ole leidnud pärast 1000 tunde otsimist seda asja oma teadvuse väljas, mis ei ole muutuv. Ometi, kui kutsuks, midagi ma kutsun minaks ja kui ma vaatan, mida ma mina all mõtlen, siis ma ei leia seda. Ma ei tea tegelikult, kes ma olen. Okay. No kes sa oled?
Ma arvan, et ma täna mõtlen või tunnen nii, et see kõrgem mina ongi hingekodus ja mingi osa sellest, 25% või 50% on kehastunud. Võtab siin kogemused, võtab siin emotsioonid, võtab midagi kaasa ja siis ta ühtub uuesti selle kõrgema minaga. Ja siis mingi osa tuleb ja kehastub uuesti. Aga koos kõigi kogemustega, mis seal on kokku kogutud. Oled sa näinud oma eelmisi elusid kogenud? Jah. Aga alati on see küsimus, aga äkki see oli lihtsalt see hallukas on ju? Just. Kes ütleb, et mina kogesin ka ja ma isegi siin ei taha rääkida, mis ma kogenud olen. Võib-olla kunagi suletud seinte vahel, aga... aga mina arvan, et ma nägin seda ja teist ja kolmandat eelmist elu. Aga siis tuleb mõni teadja tõestab ära, et see oli lihtsalt sinu hallukas ühes kenas loos on ju. Aga kuidas ta tõestab seda ka veel? Ta ütleb, et seda ei ole olemas. Aga ütleme... See on tema hallukas. Täpselt, mina võin öelda sama edukalt, et see on tema hallukas, et see on niisugune mitme otsaga asi, aga seal samas me oleme, osa meist on ju võimelised nägema surnud hingi, kontakti võtma nendega, saama teada selliseid asju, mida me päriselus ju ei tea. Me võime surnud hingega rääkima, saama selliseid asju teada, mida minu inimteadvuses ei ole ju. Pekkis nad peavad ju kuskil hulkuma on ju. Ma ise mõtlen sedasi. Või annab jälle, kes teab, kes selle info, et niisugune... Indrekuga arutasime seda, tekkis huvitav mõte, et kus ma tean, et see oli minu eelmine elu ja lihtsalt mitte mingisugune, see võib-olla siis teise hinge elu, või siis äkki see on lihtsalt, kui meil on mingi kõrgem väli kuskil, et äkki see on lihtsalt nagu mingi inimkonna üks mälestus, mingi arhetüüplik energia, kus ma tean, et see minu elu oli. Ja kui lõppude lõpuks on kõik üks, siis ju minu eelmised elud on ju sinu eelmised elud ka. Kus see piir siis tuleb või? See pubekana ma hakkasin nägema ühte unenägu, millega ma olin suht vaevatud, nii et öösel ei saanud magada. Ma sõitsin ühe laeva peal. Ma ei olnud kapten, aga kusagil kapteni lähedal. Ja vanemad viisid siis Vigala sassi juurde ja ühesõnaga sass uuris välja, et see laev oli päriselt olemas ja me läksime sellesse nägemusse. Ma olin täitsa enda nägu. Ma ei saa kahtlustada, et see on Juuli või Maali elu. See oli minu elu. Võta või jäta on ju. Aga võib-olla oli lihtsalt hallukas, mis vaevas. Mis Vigala sassile meeldis. Kinnitas seda. Ja sassile see lugu meeldis ja ta igal juhul kinnitas seda ja ütles, et sellega on kõik okidoki, et seletas lahti, mida ma selles elus lahendama pean. Tänaseks see on lahendatud. Ja praeguses kehastuses ja elus olen ka laeva peal tööl olnud. Siis läks kergemaks ja paremaks. Meri hoiab ja laevad mulle meeldivad. Tuli nüüd meelde see lahe lugu, kui me selle podcastini välja laseme, ma isegi paneks selle sinna kuskile selle lingi, ma täpselt nimesid ei mäleta, ma otsin selle ülesse, sest et see on tohutult äge tõestus, mis mind pani igastahes. Juhtus niimoodi võib-olla paarkümmend aastat tagasi, et üks nooruk mõrvati kuskil metsa ääres ja tema süda jäi terveks ja tema süda siirdati siis teisele tütarlapsele, vist oli vahepoole, kes need olid, teisele inimesele, siis inimene, kellele süda siirdati, hakkas nägema väga selgeid unenägusid oma, siis ei teadnud seda, aga mingisugusest seigas, kus mingi mees mõrvab teda kuskil metsa ääres. Ja ta nägi seda nii selgelt, et ta suutis selle mehe joonistada. Ja ta rääkis oma arstidega, mis iganes ja lõpuks tuli välja, et see oli see koht, kus see eelmine inimene mõrvati ja see inimene, keda ta joonistas, tuvastati ära, sest ta oli üks kahtlusalune ja see inimene tuli pärast välja, et
tunnistas ülesse, et tema tõepoolest mõrvaski. Ja kõik tõendid näitasid ka sellele ja no nii ongi nii. Huvitav. Süda siivutati ära, mälestused jäid alles ja siis pärast leiti see mõrvar tänu sellele üles. See oligi päris, järelikult see ei olnud halukas. Järelikult ei olnud. Südames oli mälu. Informatsioon oli olemas seal. Peale sellest on tehtud palju uurimust ka, et sealt algas minu teada see südameneuronite ja see südame matemaatika instituut, kes on väga, väga hea teadust teinud sellega koos. Nemad uurisid seda, et südames on väga suur osa mälust. Süda on see teine aju, mingisugune hingemälu, nad nimetavad hingeaju, aga see on küll väga huvitav. No vaata, praegu me koolis räägime sulle ka, et tegelikult hästi palju mälust ja kogemustest on fastsias. Süda on ka fassia ja perikard on ju päris suur kogum fassiaid, fassiaalset materjali on ju. Ilmselgelt on seal olemas informatsioon ja mõrv on ju trauma. Ja kui see fassia kanda teisele, see trauma hakkab elama oma elu. Kuidagi hakkab ta välja tulema. Ta on isegi siirdatav niimoodi, et see ei ole kuidagi lihtsalt jaotunud siia niimoodi keha lihasmällu, vaid see on tõesti nagu siirdatav. Võtad välja ja paned teisele ja teine hakkab elama. Nagu mingi kõva ketas on ja. Et see võiks küll tekitada minu meelest uudisimu inimestes. Ma arvan, et seda uuritakse ja sellega tegeletakse, aga laiadesse massidesse eriti ei anta seda teadmist. No võib-olla mõni skeptik uurib selle praegu välja seda kuulates. Mina olin ka skeptiline, aga see oli nüüd üks nendest asjadest, mis pani mind tõesti sügavalt järgi mõtlema. Ja. Tegelikult on päris palju neid asju olnud, mis on seletamatud. Meil on veel tohutult aega. Meil on aega, jah. Me ei ole tempot hoidnud sedasi. Pole suruda, et millest me veel võiks rääkida? Mind huvitab see biodekodeerimine. See on üks huvitav asi. Just sellepärast, et kui siiamaani ma olen seda niimoodi vaatanud, kui niimoodi teoreetiliselt, et võiks ju olla, aga ma ei tea, siis nüüd juba inimesi vastu võttes ma näen, et see toimib. Täitsa lõpp nagu. Niimoodi, et näiteks kui inimene mulle ette kirjutanud, et tal on selline asi, siis ma loen selle kohta, mitte lihtsalt võtta, et mis see vaimne põhjus on, et kus see võib tulla on. Et mul oleks võimalikult palju informatsiooni selle kohta ja siis, kui ma inimest, patsienti suunan selle või küsin, siis ta jõuab ise samale järeldusele, mis raamatus kirjas oli, et vot see on see. Ja siis kohe, kui ta ütleb selle välja, siis see sümptom leeveneb, kohe see muutus käe all tunda. Ta saab aru, mis see tegema peab ja tal tekib see vabanemine või see näha on, et tal tekib see muutus või kas või see valik tagasi, vabadus, et saab aru, et see ei ole nagu mingi kirja pandud saatus, vaid tal on tõesti võime ise oma elu muuta. Just. Ma ei tea, kas ma teeks isegi Elis ütles, see õpetaja Elis, et sa oled see biodekodeerimise kuninganna. See on nüüd natuke liiga, aga no üldiselt rääkisime konfliktoloogias, ma küsisin, mis see allikas on, see Ragna ongi see allikas. Tegelikult minul on ka teised allikad, et see ei ole minu leiutisega, aga ma olen mitu asja kokku pannud, et aastaid, 20-30 aastat tagasi Eestis ju eestikeelsed raamatud Luisa Hay ja Viilma ja siin Liis Bourbeau ja need ikka rändasid ju ja võib-olla isegi juba 40 aastat tagasi olid ju need selgeltnägijad, kes Eestis käisid sofoosidel, kolhoosides ja kontorites, et maksid raha eest, ta ütles, mis sul viga on, aga ta ei teinud sellega mitte midagi, on ju. Peaaegu sama hea nagu arstid on ju. Ma oskasin diagnoosida, sul on makshaige on ju. Ja vasakneer ka. See on kõik, võtsin raha ära ja läks edasi. Nagu toidukriitika on ju? Jah, absoluutselt nagu toidukriitikat. Aga mind juba tol ajal ütlesin, aga ja küll ütlesid ära, aga mis ma teen sellega?
üleüldse ma tean ise, kus mul kehva olla on, et mis ma teen sellega. Kus see koht on, mis tegutseda lubab. Siis mul sattusid need erinevad eestikeelsed haiguste vaimsed põhjused ette. Ei noh, tulid sama nõmedad ju. Vilma ütles, anna kõik andeks ja palveta hästi, eks ju. No siis ma töötasin... Põhimõtteliselt tegelikult üle nii halb, lõppude lõpuks halb nõuanne, lihtsalt ei ole piisavalt võib-olla... Suunda ei ole. Jah. Kellele andeks anda ja kui sügavalt on ju. Sest kui lõputult andeks anda, siis tekib ohvri seisund ja see kindlasti ei paranda. Ja noh, ma toon näite Vilma põhjal, millega ma siis tol ajal tegelesin. Naine tuleb, räägib, et mees annab peksa, on ju. Koduvägivald. No ja aga tuleks ju arutada, kuidas sa lood selle olukorra. Vilma ütleb selle peale, anna talle andeks ja palveta. No mis sa arvad? Palju peab andeks andma, et mees peksa ei annaks? See on piiritu. Kui sa andeks palud ja midagi ette ei võta, sa vähendad ennast ja saad igal juhul kogu aeg peksa. No ma toon ekstreemnäiteid. See ju ei aita. Üks äge lugu on Tiibeti naismüstikul, mitte müstik, ta on pühak, ma ei mäleta, mis ta nimi on, võin sellele videoks üles otsida. Temal on niisugune lugu, et kui ta oli noorem, siis ta rändas ühest templist teise. No ta on see kurustaatus, et ta sündis juba nii-öelda valgusturuna, nagu nad on. Äkki see oli Blavatska? Võis küll olla. Ja siis 3 meest äkki vägistasid teda, peksid ja vägistasid teda. Ja mehed ise kirjeldavad siis, et nad tundsid sellist armastust selle vägistamise ajal, et kui nad olid oma asjad ära teinud, langesid nad põlvili, palusid andeks ja hakkasid oma järglasteks. Et see oli see avatud südamega naiselik vastuvõtmine, ehk siis palvet teha andeks, tegelikult töötab. Mitte, et seda saaks nüüd igat inimesed oodata. Aga vaata, naise leveli tase ka, kas sa oled koduperenaine või sa oled Tiibeti pühak. Jah, Tiibeti pühak. Võib-olla Vilma mõtles, et enamus Eesti naise on pühakud, siis ilmselt töötaks. Ja Luisa Hay raamatutes oli juba natukene rohkem, on ju, et kuidas oma mõttemaailma võiks parandada või midagi teisiti mõelda. Liis Bourbeau kirjutas veel natukene rohkem, aga siis tuli uus saksa meditsiin doktor Hammerilt, kes ise enda pealt tegi katseid. See on järjest täiustunud ja ma olen Hammeri tööd läbi lugenud ja tegelikult Christian Flechi õpilane, kes lõi siis Hammeri meetodile need protokollid või siis algoritmid, need küsimustiku kindlas järjekorras, mis läheb sinu juurpõhjuseni ja lubab selle ümber mõtestada. Aga Flech ise ütleb ka, et tegelikult see, mida ta annab ehk bioloogiline loogika, biodekodeerimine, see on osteopaatidele, sest ta leiab, et midagi tuleb ikkagi kätega ka teha. Ainult küsimuste ja ümbermõtestamisega päris 100% tervenemist ei tule. Ja ta väga hea meelega õpetab ainult osteopaate. Ja loob järjest uusi algoritme ja tervendavaid küsimusi, et minu jaoks on see põnev ja ma tuhnin selles päris isu ja hoolega. Ma ei tea, kas see nüüd, mõtlen, kas tahad minu peal läbi teha? Ma ei oska, mul ei ole sellist võib-olla diagnoosi, millega seda teha, aga väga oleks nagu algoritmid on huvitavad. Aga proovime midagi lühikest. Sul ei pea diagnoosi olema. Võtame seda nagu mängu. Ja kui sa enam ei taha, ütle, et siit ma enam edasi ei lähe. Et kui sa elaksid oma peas, siis millises osas sa elaks, näita käega?
praegu ma tunnen kuidagi täpselt siin kuidagi silmade taga nagu. Mhm. Jah, vaatan nagu oma silmadest välja. Okei. Siin, jah, kuskil siin. Milline ruum sul seal oleks? Kas see on suur, väike, avar, värviline? Nüüd on siuke väiksemapoolne, siuke rõske tundub praegu, kleepuv. Tahaks nagu järve hüpata. Aga aknaid, uksi? Paksud seinad. Ainult silmad on aknad, jah. No, ikka mingid aknad on. Jah. Saad sa seal püsti olla või istud või lamad seal, kui sa peas alad? Ei püsti ma ei seisa. Aga saaksid olla, nii palju ruumi on. Ei ole, pea on ikka viltu. Kägaras. Kägaras on tunne. Aga mis värvid seal ruumis on? Praegu on ikka siuke betoonihall on. Helehall või tumehall? Helehall. Okei. Värske betoon. Siuke värske. Okei. Kui sa seal ruumis oled, kuidas sa ennast tunned? Kitsas ja kleepuv, jah. Tahaksid ruumi juurde või? Tahaks nagu järve hüpata. Täpselt siuke, tahaks loodusesse, metsa. Tahaks ära sealt või? Jah, ootan nagu ära saamist, jah. Muidu külalisi käib sul seal või? Kedagi külla oled kunagi kutsunud sinna? Ei ole nagu selle peale vist olnud, jah. Üsna üksildane on. Mul on nagu mu mingid raamatud on seal ja mul on igast tegevused siin peas, aga Rapuntsli tunne pisut on tegelikult. Vot Rapuntsel vangitornis on hea, siuke tunne tekib, jah. Päevad läbi on mingid tegevusi, aga tegelikult olen nagu üksi. Sa ei taha sinna kedagi või sa ei ole lihtsalt selle peale tulnud? Tahan, aga ei ole tulnud. Uks on seal kuskil või? Tee viib alla. Trepp. Okei, trepp, aga kus see trepp läheb? Kas sa võiks selle trepi oma südameni ehitada? Või lood hoopis lifti südamesse? Ikka trepp on. Trepp ja viib küll alla. Jah. Milline trepp on? Puidust, betoonist, raskete astmetega, kergete astmetega? Pisut krigisev. Vana või? Vana kindel. Ma nagu usaldan seda. Okei. Kui sa seda trepi mööda alla lähed, kas sa jõuad südamesse? Täpselt nagu seal sissepääsu ees jään seisma või väljapääsu ees tegelikult. Uks on seal või? Ma tahaks öelda, et on, aga vist ei ole ikkagi. Kinni müüritud, jah. Kinni müüritud, jah. Äkki sa teed sinna nüüd ukse? Sellesse osasse, kus on sinu jaoks ruumi. Südames on kindlasti ruum sinu jaoks. Nüüd sa pead ukse õige koha peale tegema. Tuli ruum. Tuli uks. Milline ruum sul südames on? Muru. Paljalu. Muru peal. Värske õhk. Väike linnud. Mäed. Mingi oja on kuskil. Avar. Vaba. Mõnus. Jaa. Vaba, jah. Mis tunded veel on, kui sa oled südameruumis? Valu. Ma ei tea, kas valu on tunne, aga... Mis
värvi see valu on seal? Pime, tume, lilla. Lilla, jah. Tume lilla. Kas sa saad seda valu kätte võtta või selle peale istuda? Istuda ei saa. Nii suur ei ole, et istuda saaks, jah? Aga kätte saan võtta kuidagi anger ja pilt on. No võta vaimusta kätte. Ja küsi, mida ta sulle öelda tahab. Sa oled suur, sa oled võimas. Sa oled vaba, suur, võimas, vaba. Mida siis vingerdab? Kas sul kõik hästi on? Mis tegelikult valutab? Surnuga alla ennast. Surun alla ennast, jah. Miks? Ja valu ütleb mulle, et ära tee seda. Suudad teda käes hoida oma vaimus? Vingerdab, aga libe, aga suudan, jah. Proovid aga korra pearuumi minna. Vaata, mis seal toimub tema koos, kui sa hoiad teda vaimus käes ja lähed oma pearuumi temaga. Ruumi tuleb juurde. Kuhu? Südamesse või pähe? Hästi. Loo veel ruumi juurde. Äkki tuleb valgust ka. Kuidas sinu pearuum vaatab seda valu? Tuleb südamest, tuleb veel valu. Too ülesse. Mingi sügavam valu, ma nagu ei julge. Aga too ülesse. Too pearuumi. Nagu ei mahu hästi ära ja siis lükkab suuremaks seinased. No aga las lükkab. Vaata, kas südames on veel valu. Midagi, mis haiget teeb. Järjest tulen hästi kohale ennast järsku. Muidugi sa nägid muutust, sa ju tunned välja. Nagu see tuli läks põlema rohkem. Korista veel oma südameruumi. Või sa ei ole täna rohkemaks valmis? Kanna see kõik pearuumi. Mul on siuke tunne, et midagi nagu sai alguse, aga et midagi protsessib nagu. Hästi. Läks liikvele, jah? Aga vaata sinna pearuumi, mis see ruum selle valuga teeb. Mis seal toimub? Seinad suurenesid, ma kuulsin, mis seal veel toimub selle valuga. Valu muutub nagu selguseks, valguseks, energiaks. Ja. Kas ta segab sind? Ei sega. Kas sa võid ta üles jätta või tahad alla tagasi südamesse viia? Ta ei saa nagu juba niimoodi läheb laiali, ma tunnen. Mitte ainult kehas, vaid nagu... Lihtsalt hajub. Hajub, kus ta koht on, jah. Lähme südamesse tagasi sealt trepist, kriuksuvast trepist alla ja südamesse sa oled vahel külalisi kutsunud või? Millistest külalistest me räägime siin nüüd? See, keda sa võtad südamesse. Elad taga südames ühes rütmis. Ikka võtan, jah. Hingad koos.
naine ja lapsed ikka tulevad ja Kui sa vaatad südamest nüüd üles pearuum, mis see oli valu, mille sa sinna viisid? Sellel oli oma nimi. kui ma vaatan südamest, Üles pearuumi. Sa vaatad alt seda valu. Kas sa näed, et sellel valul on mingi nimi või omadus? angerjas nimi. Olgu, kui sa ütled angerjas, siis angerjas, mis sünonüüm angerjal sinu jaoks on? Mida ta tähistab? Nagu oleks uss, aga on kalaja. Gabriel, need sõnad ei ütle mulle mitte midagi. Praegu ei ütle, varsti ütled. Aga Gabriel on see ingel. No ei tea. Millega Meil ma- oli Farmi millega Gabriel tuleb ka siin televisioonis. No ma ei tea ju. Sinu suhteid. Igaüks mõtleb ju oma ma ei viisi. tea, tulid need sõnad pähe, jah? Jaa, Üldiselt ei mõtle angeritest ja Gabrielitest palju, aga täna tulid, on ju. kas on hallukas või ei tea nüüd, on ju? See ei ole hallukas, see on sinu lugu. Kus pool sul praegusel hetkel parem on olla, pearuumis või südameruumis? Nüüd on nagu peas parem jälle, jah. Kuidagi tegelikult pitsitab see. Äkki kolime veel alla sinna tagasi, vaata, mis see Ma ei tea, pitsitab kas ma seal. praegu tahan seda surada niimoodi. Tänaseks aitab küll, Vist jah. aitab tänaseks, jah. Aga ma lähen sinna veel. Jaa, aga koli sinna alla ja vaata südamega minu poole. Ja ütle, mis sa nüüd tunned. Lihtsalt, kui sa südamega vaatad. Kurk tõmbab kinni. Haavatavust. Haavatavust, jah. Hästi. No siis sa võid nüüd peast pähe kolida ja selle südameukse kinni panna. No, Seda ju ei tohi teha. Tohib ikka teha ja siis sa ei ole haavatav ja sul on pea selge ja vähemalt me saavutasime selle, et peas on sul rohkem ruumi, rohkem valgust, helgust. Ja noh, oota, mingi angeres ja Gabriel jäid ka sinna. Sa pead ise kodutööd sellega tegema, eks ju. Jah. Tänaseks kõik, et selline oli üks Christian Fleshi üks algoritmidest või ütleme protokollidest. Kuidas seda nüüd, mis siis nüüd nagu juhtus? Oota, see, mis juhtus, pead sina mulle rääkima, on ju? Nüüd läks küll sassi, on ju. Ma tunnen, et tõesti kogemus, ma olen varem neid iseendale teinud, ma teen neid vastuvõttudele, need on väga huvitavad, on alati juhtub midagi tegelikult. Jah, ei ole ühesuguseid vastuseid. On muutused, jah. Ja, aga kõik kolivad kahe pea ja südame vahel ja vahel kingariiuli vahel täiesti erinevas rütmis, erineval viisil. Iga ühel on oma lugu ju. Ma mõtlen, et nüüd, mis selle nüüd algoritmi nimi on või mis see nagu teooria seal taga on või kuidas seda... Teekond südamesse on selle pealkiri. Aga pigem kasutan mina seda kehasse toomisse, endasse toomise, kohale toomiseks. Mõtlen, et edasi-tagasi käimine, et seda ma ei ole nagu... Sa ütlesid, et vaata nüüd ülevalt alla ja alt üles on ja et... See toob kohale keskmesse. No nagu mina kasutan teljele. Jah. Et sa reastad ära oma telje püsti. See ongi see lugu. Et saada ise endasse, endaga kontakti, kas või korrakski, see tähendab, kui sa püsti tõuseb, see võib ära kaduda, aga sa vähemalt saad selle tunde, mismoodi ise endaga kontakti saada. See on juhul, kui seda nagu üldse ei ole, aga sul on see nagu nii olemas, aga lihtsalt me tegime ühe näidise ju. Mitte see, et ma peaks sind kuidagi parandama. Loomulikult, jah.
see kontakt ju endaga ei ole ka niisugune stabiilne nähtus, et no ei tea, ma arvan, et sinul küll on suht stabiilne, et sa nagu väga vehkat kehast ei kindlasti tee. palju rohkem kui aastaid tagasi. Seda ka, aga ma ei ole küll täheldanud, et sa enda kehast väga vehkat teeks, et keha tuleb ja hinge ei ole igatahes, et käi nüüd kodus ära too kaasa. Sinuga päris selliseid lood ei ole ju. Siia kooli eriti ei tulegi sellised, kes ära kaotavad oma olemust ja hinge ja nad käivad teistes kohtades. Ütleme need kohad nimetamata. Ja, las nad praegu jäävad. Nagu ma aru saan, siis need algoritme on hästi palju erinevaid. Ja, sadu. Erinevate teemade, probleemide ja erinevate teemade juurdeni jõudmiseks ja erinevate teemade lahtivõtmiseks, et nad ei olegi nii, et ma küsin 10 küsimust, siis näitan näpuga, et sa oled selline. See on küsimused, et sa ise saaks enda sees aru, kus sa oled, kus sa teel oled. Ühesõnaga, et sa mõtiskleks, analüüsiks ja mõistmine enda sees tuleks. Ei tasu oodata, et mina annan vastuseid. Ei anna ju diagnoose, sa ju tead. Vastuseid ka ei anna. Ja kõik vastused, mis enda sees tulevad, on tegelikult õiged ju. Need on sinu omad. Ma võin imestada küll, aga need on sinu omad. Sellised need algoritmid on ja mis on veel kindlasti hästi tähtsad uskumuste ümber sõnastamised. Eestlased on ikka minu arust kurguauguni igasugu jampsi uskumusi täis. Raha tuleb raske vaevaga ja no tead. Kõige kohta on meil omad uskumused. Absoluutselt, mis tuleks nagu selliseks auklikuks teha. Tuleb lilled ja liblikad külge panna, mina ütlen, et ei pea olema kõik nii raske ja see imelik. Minu jaoks kõige parem variant on olnud mitte niimoodi uskumusi muuta, vaid lihtsalt lõpeta uskumine ja vaata, kuidas asi tegelikult on. See on eriti hea variant, eriti vabadus, et nagu... Sa pead aru saama, mida sa üldse usud. No see on esimene samm, jah. Et sul üldse uskumused on ja siis... Millised nad on, siis sa saad midagi ette võtta. Kui sa ütled, mul neid ei ole ja siis, et... Mul ei ole uskumusi, ma olen lihtsalt ratsionaalne. Ja, mul on reeglid lihtsalt, need ei ole uskumused. Siis... Ma lihtsalt näen, kuidas asjad on. Ja ma tean, kuidas need asjad käima peavad. Alati on nii olnud. Nii lihtsalt on. Ja. Kui selleni pole jõudnud, et seda võib ka ümber teha, siis on vara veel, et siis las nad praegu olla. Ja kindlasti on, mis on minu lemmikud algoritmid on viia teekond sinnamaale, et mõista, millise paketi, millise elu mõtte on ema või isa sulle kaasa andnud. Tead, kui oluline on aru saada, et kas sa elad enda elu või seda paketi, mida vanemad on kaasa andnud. Täna me seda siin ei tee, aga me võime jätame järgmise ülesande, et vaata, 3. me räägime ka sellest, eks ju. Küll aga ma tahaksin lahti mõtestada natuke seda biodekateerimist, et võtame, et kuulda, kuidas sina seda enda jaoks lahti mõtestad. Võtame näiteks kilpnääre, ma ei tea, esimene näide. Kilpnäärme probleemid, siis nagu ma aru saan, on seotud sellega, et inimene ei suuda kas midagi vastu võtta või midagi ära anda. Saab ma õigesti aru? Mina vaatan teistmoodi. Okei. Kuidas sa sõnastaks, milles see konflikt või asi siis seisab? Minu jaoks kilpnäärme konflikt on tüli vanameister ajaga. Aja teemad. Kas kui on suurenenud talitluseks, siis inimene kiirustab kõike. Ma tahtsin eile juba neid saada, ma pean neid saama, ma pean kohe saama. Tal on tunne, et ta jääb igale poole hiljaks. Üleüldse paljudest asjadest on juba ilma jäänud, sest aeg on ära läinud.
või siis, kui on alatalitlus, siis ta ei saa aru, mis kell, kuhu ta jõudma peab. Noh, selline tunne, nagu ta üldse kella ei tunneks. Ajal ei ole mitte mingit tähtsust. Sest ta ei saa aru, mis asi on aeg. Ja noh, kella võib-olla lasteaias rääkis keegi, aga noh, mingit erilist kokkupuudet sellega nagu ei ole. See on kilpnäärme teema. Sealt võib juba edasi lahti minna, sest on kõrval kilpnäärmed, mis ka mõjutavad suhet ajaga, aga igal juhul on see aja teema. Suhe ajasse. Nüüd, kuidas seda mõelda? Kuidas sina seda näed? Kas kilpnäärme probleem tekitab kehas mingisuguse tagajärje, mille tagajärjel inimene tunneb, et tal on aega vähe, või siis inimesel on aega vähe mingil põhjusel ja siis ta tekitab iseendale kilpnäärme probleemi, et ta saaks sellest aru, et tal on see probleem ajaga. See võib nii ja naa olla. Kuidas seda niimoodi mõelda siis? Kus see probleem on? Kas siis peas või kilpnäärmes? See võib nii ja naa olla, tuleb vaadata, sõltub inimesest, sest on olemas hormonaalne telg. Sõna telg, eks ju. Ehk siis hakkab käbinäärmsest, hüpofüüsist, kilpnääre ja nii edasi, kuni ütleme suguelunditeni välja. Kui sellel teljel on häire, neerupealsed ei tööta, munasarjadel on häire, no ma ei tea, käbinääre on kaltsiumit täis, siis võib olla nii, et kilpnäärmel tuleb häire ja sa lähed oma ajaga sassi, on ju. Aga võib nii olla, et sa ei viitsi midagi teha, elu mõte on kadunud. Oma mõttemaailmaga lood kilpnäärmele haiguse ülejäänud, telg võib täitsa paigas olla. Ta võib nii ja naa olla. Seda vastust ma kartsin, Mingit selgust ei ole. See tundub huvitav, see, et kumb siis enne, kas muna või kana on ja vastus on, mulle tundub jah, et on. Ja kilpnääre nii mõlemal üle kui alatalitlusel loob ka poomistunnet. Sest tavaliselt ma küsin, et millega sa ennast üles pood, milliste mõtetega. Ja vastus on tavaliselt ajaga. Üks pool ütleb, mul ei ole kunagi aega ja mind liigselt kiirustatakse, mind närvi, ma tahaks ennast üles puua. Üks pool ennast ajaga? Jah. No, et see on huvitav, et ongi, inimene ongi huvitav. Jah. Et me räägime sellest võib-olla inimesega, samal ajal vabastanud vassatsid, tavaliselt inimesel on see väga huvitav kogemus ja loob muutust, aga et kui vassad on vabad, kas siis see probleem ajaga kaob? Või probleem ajaga kaob siis, kui... probleem ajaga kaob siis, kui ta hakkab aega mõistma. Ikkagi peab muutus tekkima, peab muutus tekkima nii siin kui ka peas ja siis sellepärast Flesh ütleb ka, et ta õpetab hea meelega ostepaate, sest nad teevad kätega ja muudavad ka seda maailmavaadet. Et korraga? Ei ole seda, et üks ainult aitab. Küll on kahju, et ühtegi kindlat vastust ei saa anda. Komme ei jagatagi, on ju? Jah, komme ei jagata. See on täpselt, teeme nüüd need lühivideosid ja tegelikult ilgelt tahaks nagu anda midagi. Ma tahaks aidata, ma tahaks jagada teadmisi, me kõik tahame, aga lihtsalt ei saa midagi anda sellist, sest et ei ole asi nii lihtne kunagi. Inimene ei ole ju ei ole sihukest asja, et tee need 3 asja ja kõik su mured lahendavad. Inimene oma olemuselt juba ei ole lihtne. Me kõik oleme omasugused ja me kõik tuleme oma lapsepõlvest ja kanname oma valusid kaasas. Sellepärast ei ole, me ei saa ühtemoodi vaadata, arstid kirjutavad ka 10 inimesele ühe sama tableti, ühe sama diagnoosi, pooltele aitab, pooltele ei aita, mõni saab mürgituse. Peaks nagu töötama, aga ei tööta. Sellepärast me ei saa ka anda selgeid vastuseid. Ennem, kui me ei ole seda keha
inimese tervikut olemist näinud ja tutvunud tema selle kohvriga, mis ta kaasas veab. et see on nüüd ma ei saa aru, kuidas osteopaatia on siis see nüüd no tõesti esimene või ainuke minu meelest asi, mis lõpuks on jõudnud siis selle teadmiseni, et peaks vaatama nagu tervikut. No täitsa lõppune. See ei ole esimene, aga ainuke. Hiina meditsiin ja Tiibet vaatab ka tervikut, aga oma... Aga mitte ikkagi täit tervikut ju. Nad vaatavad oma väikse nurga alt selle tervikut. Jah. Aga see on juba tuhandeid aastaid tagasi on. Ja siis on see paarsada aastat tagasi see Rockefeller oma naftatablettide ja kõige muuga kõik pea peale keeranud. Ja pool inimkonda hulluks ajanud, siis on meiesugused väiksed kübekesed proovivad valgustada seda maailma. Oi, kõik on teie keha sees, et kuulake oma keha ja tehke midagi lihtsamat, on ju. Ega lihtsalt see on ju nii tobe, et sa lähed põlvevaluga, lähed arsti juurde ja siis perearsti juurde arst ütleb, et ahah, su põlv valutab ja siis ta saadab sind põlvearsti juurde ja siis põlvearst vaatab nagu siia on ja. Tegelikult ongi ju niimoodi. Ja siis põlvearst ütleb, et siin on kõik korras. Äkki võiksid minna Vaagna-arsti juurde. Ja. Või ortopeedi juurde, kes vaatab sul taldumust näiteks. Niimoodi põhimõtteliselt. Ja siis käid ringi seal tohutus selles... Ratas on ju sedasi. Kes see kirjanik on? See Faust või? Ei. Suurtes kombinaatides. Tšehhi kirjanik, kes kirjutas selles... Šveik või? See bürokraatia, lõpututes bürokraatia hammasratasete, Kafka. Bürokraatia hammasratasete vahel olemises, et see on nagu mingi palaviku unenägu. Ja elu loodud selliseks. Käid ühes ukses sisse. Tahtsin küsida, et kas sa paned tähele, et küünlast tuleb aeg-ajalt musta suitsu? Ei, ma ei ole vaadanud sinna poole. See tähendab, et vaimuolendid on ka meiega siin. Võib-olla pärast on ekraani peal ka. Vahepeal ühe silmaga vaata. Kas sa ise oled tajunud, et mõned surnud tutavad või vaimuolendid vahel käivad sinuga kaasas? Kaasas võib-olla niivõrd mitte, küll aga olen kindlasti käinud kohtades, kus on... Ei surnu ajal kindlasti korjad sa neid igasuguseid üles. Nad suhtlevad ka suga või? Nõmmel oli... See on see vana tuberkuloosi haigla, kus oli ühtlasi lastekodu ja hullumaja. 3 ideaalne õudusfilmi koht on. See kõik oli maha jätud ja siis meie 5.–6. klassis oma grupiga käisime seal kolamas. No vot seal oli küll ikka haigeid asju juhtus. Aga sa suutsid suhelda nendega või? No... Suhtlusest oli asi kaugel, rohkem siuke röökimine ja jooksmine oli. Kas nad ajasid sind taga või? Ei, aga me ikkagi selgelt tundsime samu asju, mis ei olnud nagu nii-öelda... Seal ei olnud kedagi, elusolendid küll ei olnud seal. Mis ei olnud kehastunud? Jah. Ja see ei olnud nagu sõbralik. Ei tundnud see, võib-olla me kartsime ka, aga... Ma arvan, et te hirm tegi oma töö ja te... Me oleme õudusfilme, nüüd ütlesid jumal, lastekodu, hullumaja, tuberkuloosi haigla. Te tahtsite ju seiklusi ka. Me läksime tagasi sinna ikka. Ja te ju ikka läksite küsima sinna. Niimoodi kaasas kogu aeg... Mitte kogu aeg, aga mul olid õudusunenäod väiksena väga pikalt, kus ma iga öö nägin niisugust koletist, kes tuli ikka kogu aeg tagasi. Ja siis kus ta kadus? See oli niimoodi, et oli... Mis on juba põmla aega? Ei ka veel. Lucid dreaming on ja mis on siis ärkvel unenägu nägemine, et mul oli väikses saati, nagu ma mäletan, oli see, et ma sain oma unenägusid kontrollida. Mingi hetkel kadus ära, igal juhul. See oli niimoodi, et ma olin seal unenäos, sain aru, et see on unenägu, ahah, ja siis ma lendasin ja tegin igasuguseid asju ägedaid ja siis ma tundsin niimoodi, et nagu niimoodi nipsust läks kogu see unenäo õhustik läks hästi tumedaks, hästi hirmsaks. Ma sain aru, et ta tuleb jälle. Ja siis ta roomas niimoodi kuskilt põrandal istu vahelt välja või kuskilt tuli üleni must varjuolend pikkade küntega, kellel olid nagu lõputut õudu täis silmad ja siis ta vaatas mulle otsa ja siis märkasin ülesse.
ja siis see kestis äkki, ma olin nii kaua, äkki esimest korda oli, kui ma olin 2-aastane ja lõppes, kui ma olin äkki 10, 11, iga öö. Ma kartsin magada täiesti. Ja ühel hetkel ma ei saanud aru, kas see on päris elu või mitte, mul olid testid, et kas ma näen und või mitte. Ja viimane unenägu oli niimoodi, et ta vaatas mulle silma ja ma ei ärganud ülesse. Ja siis vaatas mulle silma, ma nägin seda lõputut õudu seal ja siis ma läksin vihaseks. Võtsin ta kaelast kinni, pöörasin ta ümber, kägistasin ta ära kogu oma vihaga. Ja tõusin püsti, ta lamas seal surnult. Ma tundsin rahu, ma ärkasin ülesse ja ma pole teda näinud enam. Ma ei tea, oli see vaim või? Äkki sa oskad öelda? Hea koht. Mis see võib olla? Ma arvan, et see oli mingisugune teie peres või selles majas Kui loodud. isa ja ema proovisid mind, see on meie perekonna lugu, proovisid mind saada juba pikka aega, onja. Ja siis oli mingi sünnipäev ja siis biolauas isa ütles, et ta nägi siis unes sihukest asja, et ta lamas oma voodis ja tema juurde tuli nagu mingi varju inimene pikkade küüntega, kes isa küsis, et kes sa oled ja siis ma olen su poeg. Mul ei ole poega ja siis, aga mu nimi on Pirk. Ja siis isa rääkis ühes, mis Pirk on ja siis isa rääkis seda ja siis ema ütles, oota, aga ma just sain positiivse rasedustesti. Väga huvitav. Ja kui ma olen isaga rääkinud sellest, ütles, kirjeldas seda, et see väga sarnane oli see olend. See teeb selle asja veel huvitavamaks. Mis asi see on siis? Minu enda mingi varju? Ei, see ei ole sinu enda, sinu isa kutsutud. Vaata, lapse vaimu, hinge toob alati mees. Mees valitseb. Mees tegelikult otsustab oma puberteedi eas, kui tal on esimene seemnepurse iseeneslik. 3 päeva ennem seda ja 3 päeva selle nädala sees otsustab, palju ta lapsi saab. Tundub, see on lihtsalt oletus, et su isa ei tellinud omale nii palju lapsi, aga ta kutsus mingi vaimuolendi, kes talle lapse hinge tooks. Ja siis see vaimuolend arvas, et sa oled tema oma. Ta käis siin nagu oma last vaatamas. Ta ei tahtnud sulle halba, aga ta käis siin nagu oma last vaatamas. Hirmus oli ikka. Ei ole ju hirmus. Ja ta ikka nagu... See oli ta nunnukene ju. Sa lihtsalt ei saanud aru, aga see on sinu piiratus, eks ju? Ma ei võita ette, ta oli ikka... Just, et iga kord, enne kui ta tuli, ma mäletan selgelt seda nagu lõput... Harry Potterit oled näinud? Jah. Vaat see dementorid tulevad. Vaat see sarnane asi. See, et kogu nagu, justkui nagu kogu rõõm kaoks maailmast ära. Kõik läheb külmaks ja halliks. Ja ta kontrollis sind ja sa olid tema oma. Sa kasvasid suureks ja ütlesid, et nüüd ma olen ise enda oma. Siit pole vaja. Tõmbame tänaseks selle koha pealt kokku ja järgmine kord järgmised jutud. Kui tunned. See on just hea koht, kus lõpetada. Ma arvan küll, et see on hea koht, kus lõpetada. Subscribe'ige ja like'ige ja siis me räägime teile uusi jutte. Andke meile ette, millest me rääkida võiksime, sest me saame muidu teemad otsa. Kommenteerige küsimusi, mõtteid, asju. Teemad ei saa otsa, aga me lihtsalt ei tea, mis teid huvitaks lihtsalt. Võime ju kõigest rääkida ja plärada, kui keegi meid kuulata tahab. Täpselt. Aitäh tähelepanu eest. Kuugi aega.